Tervitan kõiki NutriDream Tervise stuudio vaatajaid, kuulajaid. Vabandan pika viivituse eest, et tehniliselt natukene võttis aega. Aga ma näen siiski, et olete ilusti meie selle livestreami üles leidnud ja me saame tasapisi siin veel lasta inimestel õige koht üles leida, koguneda ja teen siis kiirelt ühe sissejuhatuse. Kõigepealt võib-olla tehniliste teemade osas lepime kokku, et küsimusi, kommentaare saab postitada chati ja siis me jooksvalt katsume nendele vastata, aga alguses, et me kontrolliksime üle, et kas kõik ikkagi toimib, siis võite meile chati siis lihtsalt tervitusi kirjutada, et siis ma näen, et ma ilusti saan teie tervitused sealt kätte. Ja meie tänase webinari pikkuseks ei saa olema pikem kui 45 minutit, nii et proovime kiiremini hakkama saada, kuna me siin alguses natukene viivitasime ka. Ja ma näen, et keegi joel juba kirjutas meile, nii et järelikult saan ilusti teie sõnumid ka kätte. Nii et uuesti siis tervitan kõiki. Me räägime täna liigeste teemadel ja meil on külas füsioterapeut ja treener Priit Alt. Tere Priit ja mina siis olen NutriDreami meeskonna toitumisterapeut Diana Sintšenko. Liigeste tervisest räägime täna mitte üldse juhuslikult, vaid kui me NutriDreami tiimiga võtsime välja eelmise aasta statistika, et milliseid toidulisandeid meilt kõige enam on ostetud, siis selleks oli toidulisand liigestele. Ja tundub, et liigeste teema on negatiivses mõttes trend. Et kas sa oskad juba nagu ette kommenteerida, et kas sina ka füsioterapeudina näed seda, et järjest rohkem tuleb inimesi sinu juurde, kellel on probleeme liigestega, on see siis liigese põletik, liigese kulumine, mingisugune kerge liigesvalu? Ma arvan, et liigesvaluga patsiente või kliente ikka tuleb ette päris nagu tihti, aga ma arvan, et niisugune valdav enamik inimesi on ka võib-olla veits selle teemal ära nagu hirmutatud, et just niisugust artroosi diagnoosi pannakse mingil määral võib-olla ka kergekäeliselt, et kui mingisugune liigesest mingisugune uuring tehakse, enamasti röntgen on ju, siis sinna ikkagi, kui on juba väikenegi nii-öelda ebatasasus seal kõhre pinnal, siis enamasti esimese astme artroos sinna kirja läheb ja mõnda inimest võib-olla väga hirmutab ja võib-olla hakkab sellel teemal üldse nii-öelda nagu enda siis niisugused liikumisharjumisi just nii-öelda nagu tagasi tõmbama. Et seda on tihti võib-olla kuulda olnud, et jah, kui nüüd siis see uuring on tehtud ja siis on saad nii-öelda diagnoos saadud, et siis on kohe niisugune hirm, et mis ma nüüd siis teen ja siis võib-olla on saadud niisugused võib-olla ma ei tea, võib-olla negatiivsemad ja halvemad nagu soovitused ka siis mõne teise spetsialisti poolt, et nüüd enam ei tohigi joosta, ei tohigi enam ennast liigutada, sest nüüd liiges kohe kulub täitsa ära ja tuleb protees panna. Ja võib-olla teine asi, millega päris tihti küsitakse seoses nende toidulisanditega ongi siis see, et kui ongi mingisugused liigese, ma ei tea, helid, praksud, prõksud, mis nagu tulevad, lähevad, et mis ma nendega ette võtta saan. Siinkohal mul nagu väga selget nagu põhjust ei olegi seal öelda, et miks nad nagu tekivad, seda minu polegi veel lõpuni aru saadud. On olnud arvamusi, et see on mingi rõhkude vaheline muutus seal, mis selle nii-öelda popi või klõksu seal nagu tekitab või siis mingid pinnad omavahel või pehmed kood omavahel seal liiguvad, lõpuni tegelikult ei teata. On nagu erinevaid prakse ka, et mõnel nii-öelda siis, ma ei tea, kükitab, teeb nagu ühe kraksu ära, rohkem ei tee kunagi, mõnel inimesel teeb iga kükiga teeb prõksu. Ja võib-olla siin nii palju kaasa võtta siis, et kui see prõks endaga valu kaasa ei too, siis selle pärast võib-olla väga muretsema ei pea. Siis lasta prõksub. Lasta siis prõksub, kui see valu või mingid lukustustunnet kaasa ei too, lasta siis prõksub. Ja nagu toidulisandite või nii-öelda siis, mis nagu teha saaks selle prõksu vastu, siis ongi erinevaid nagu soovitusi, et glükoosamiinid on soovitatud, omega-3 on soovitatud, lihtsalt vedeliku tarbimist suurendada on soovitatud, aga võib-olla kõige lihtsam soovitus on see, et kui sa hoiad oma liigeste liikuvuses kogu aeg, siis tõenäoliselt on seal liigeses ka piisavalt liigesvedelikku ja siis tõenäoliselt on ka neid kaebulised nagu vähem, et
Ma ütlen ausalt, et kui mina saaksin diagnoosiks ortroos, ma ehmataks ka ära ja ilmselt minu esimene reaktsioon olekski see, et ma ei tohigi enam liikuda, sest mul on mingisugune häda. Ja nüüd sa mainisid veel midagi liigese vedelikust, et räägi sellest natuke täpsemalt, et kuidas siis ikkagi on, et kas tohib liikuda, kui palju tohib liikuda, kuidas liikuda? No artroosi võiks nimetada ka roostehaiguseks. Kui võib-olla mehaanikast võib-olla keegi aru on saanud, siis rooste enamasti tekib siis, kui ei liigutata, ei jääb kuidagi asi seisma. Et niimoodi võib öelda ka siis artroosi kohta, et eks ta ikka rohkem roostehaigus ole. Või siis haigus, mis võib tekkida, kui on ebaregulaarne ja suurtel koormused on. Et umbes nii, et talv läbi ei jookse, ja siis kevadel hakkan jälle 40-50 kilomeetrit järjest jooksma. Et mulle nagu selles mõttes humoorikas nagu meeldivad need siuksed mingisugused challenge'id on ju, et ma ei tea, jookseme kõik aprillikuus 100 kilomeetrit, aga kas inimesed on tegelikult selleks valmis on ju, mis nad nagu talvel tegid on ju. Ja siis kui aprilli keskel tulevad siin esimesed kaebused, kellel põlved, kellel hüppeliigesed juba siit-sealt kanged on ju, et see pigem võib-olla näitab ka seda, et võib-olla keha ei olnud talvõnest päris välja tulnud, et sellist nagu challenge'id teha on ju. Need on kindlasti head nagu challenge'id inimesi liikuma saada, ma ütlesin seda, aga vaata iga ühele see võib-olla ei sobi. Kas ortroos üldse on siuke nagu eluaegne haigus? Või? No pigem ta on, ma arvan, et süvenema kuluga haigus. Et kui ta juba vaikselt minema hakkab, ega siis ta tõenäoliselt liigub edasi. Kõige mõistlikum on seda ikkagi ennetada. No kindlasti jah. No ütleme, et seletame niimoodi ka ära, et ütleme, kui seal liiges on, siis liigespinnad on siuksed kõhrepinnad, siuksed natukene pehmed, hästi siis siledad, libedad pinnad ja siis need omavahel tegelikult väga nii-öelda kokku puutuda nagu ei tohikski, on ju. Ja siis seal sees on seda liiges vedelik, on ju, mis hoiab seda asja nii-öelda nagu liikuma. No umbes nagu, ma ei tea, mingi õli või mingi tavott on ju, on seal, ütleme siis põlveliigeses sees on ju. Ja kui siis seal selle kõhrepinna peal väike ebatasane või mingi mügarik on, siis tõenäoliselt see esimese astme nii-öelda kraad sinna välja pannakse on ju. Kui neid mügarikke asju on rohkem tekkinud või seda nii-öelda kõhre kulumispind on järjest suuremaks läinud, siis on seal juba mitmed muud nagu astmed on ju. Aga mis tuleb veel siin ka mängu, et võib-olla on see, nagu see liigese, siis nagu see liigese pilu nagu suurus ka on ju, et nagu põlveliigese puhul, et kui see pilu hakkab järjest nagu väiksemaks jääma, siis see jällegi seda nii-öelda kulumisohtu jällegi järjest nagu suureneb on ju, et jälle kuidas seda liigespilu suuremaks hoida, jällegi ikkagi ütleme siis liikumisravi on ju. Et kui ei ole seal palju liikumist ja siis on lihtsalt võib-olla siis suurema keharaskusega kõndimised on ju, siis tegelikult see liigespilu pärast võib-olla kokku ka nagu läheb. Et jah, ennetus kindlasti oluline ja kui juba ongi sealt see diagnoos tulnud, siis see ei tähenda, et maailm on lõppenud, vaid pigem tuleks seda siis teha need õiged otsused. Ennetusmeetodina siis piisavalt füüsiline aktiivsus ja midagi veel? No liigest tuleks hoida, ütleme siis oma täisulatuses liikumises on ju. Et ütleme siis põlveliigese juures näiteks, mis tavaline kõige regulaarsem nagu diagnoosi koht on, siis põlv peaks minema sirutusse väga ilusti ja peaks minema painutusse väga ilusti. On ju, et ma ei tea, kas just peab oma kandadel suutma istuda, aga enam-vähem sinnapoole võiks nagu liikuda. On ju. Et liiges peaks olema hästi liikuv. On ju. Sellest võiks nagu pihta hakata. Sealt edasi liiges võiks nagu stabiilne olla, mis tähendab seda, et kui ma ei tea, ühe jala peal seisan või ühe jala peale maandun, ehk siis mingisugust jooksulaadset liigutusi teen, siis see liiges peaks olema ka nii-öelda nagu stabiilne, et ta väga palju ei loksuks. On ju. Kas siin mängib rolli ka see, kui tugevad on minu lihased? Ja ikka, jah. See ongi nüüd nii-öelda kolmas pool, et siis jõuame nende nagu lihaste juurde, et põlve puhul siis reie esimesed tagumised lihased, tuharalihas ja nii edasi, et kõik see nii-öelda üldine lihaspool ka on ju. Et mida, ütleme, et ma olen ka seda päris tihti näinud, et kuidas siis nii-öelda funktsiooni tõstmisega on võimalik oma nii-öelda diagnoosid ära nullida. Et kui meil on piisavalt tugevad lihased, liigesed liiguvad hästi, liigesed on stabiilsed, siis võib olla diagnoosi mõttes nagu, ütleme, selline kole nagu seis on ju, aga kaebusi inimesel pole. Et siis ongi siis see, et siis nii-öelda diagnoos või siis diagnostiline pilt inimeste kaebusega kokku ei lähe. Et inimene tihti tulebki, mõnikord tullakse niimoodi ka vastuvõtule, et pannakse mulle paber laua peale, et näe, mulle nüüd pandi diagnoos, et nüüd aita mind, on ju. Ja siis ma küsin, et kas sul kaebusi on? Kas tuleb välja, et mul nagu kaebusi tegelikult ei olegi veel. Veel, on ju, või siis mul nagu pole kaebusi. Kui sul kaebusi pole, siis ära muretse selle pärast, on ju, et siis lihtsalt
on nii nagu on. Hästi palju põlveliigesest rääkisime, et põlveliigese puhul jah, siis mängivad rolli reie 4-pealihas, reie 2-pealihas. Puusaliigestega ilmselt on ka inimestel probleeme. No puusaliiges on üldse, siis ma arvan, ka seotud hästi palju selle vaagna asendiga ja võib-olla alaselja stabiilsusega ka veel on ju. Ehk siis alaseljalihased? Alaselja jah, pigem sellised, ütleme isegi nagu stabilisaatorid rohkem, et kui see vaagna alaselg on stabiilne, siis ka puus on nagu nii-öelda märksa nagu stabiilsem ja nagu liikuvam, et need käivad veits seal nagu käsikäes, aga jah, puusaliiges selles mõttes veits teistsugune kui põlveliigas, aga see põhimõtted on nagu samad, et kui puus on liikuv, seda ümbritsevad lihased on tugevad, siis on nagu, ma arvan, kõik nagu hästi. Kui suurt rolli mängivad jalanõud, millega me igapäevaselt käime, millega me sporti teeme? Ma arvan, igapäevaselt võib-olla, oleneb palju neid kõndimis on ju, et kui lihtsalt kodust autost kontorisse, kontorist autosse tagasi koju, siis võib palju eluga käia ka, et ma arvan, ei ole väga vahet, mis seal jalas on ju. Aga kui neid samme ikkagi tuleb seal, ma nüüd ei oska öelda ka, ma ei tea, üle mingi 5000, 10 000, siis juba hakkab võib-olla nagu rolli mängima, et mis see jalats täpsemalt on ju. Jalats võiks olla selles mõttes ikkagi nagu mingisugust pehmust ja mingisugust tuge nagu pakkuv jalale. Et kui sealt ikkagi seda pehmust ei tule, ehk siis ka võib-olla ka sealt tuleb seda põrutust rohkem ja stabiilsuse mõttes on siis see, et võib-olla sellised nagu liiga pehmed või nii-öelda laiali valguvad hüppeliigese mõttes just, et võib-olla ka ei ole head, et sinna, kus see nii-öelda hüppeliiges või labajalg nii-öelda vajuma hakkab, ega sinna see ülejäänud jalg tegelikult läheb nagu järgi. Et eks jalats mängib kindlasti nagu rolli ja enamasti, kui ongi, ütleme siis koormusest tingitud alajäsemete kaebused, siis sinna faktorisse, kuidas seda nii-öelda parandada, käib ka jalat sinna sisse, et see nii-öelda jalatsi vahetus või jalatsiga mingi muudatus või sisetald või need siuksed asjad peaks kõik tegelikult läbi nagu proovima. Et leidma, et kas see muudab midagi või ei muuda. Tihti on see isegi võib-olla mingit hästi väiksest muutust vaja, et kas või näiteks, ma ei tea, kanna kõrgendus 3-4 millimeetrit mingisuguse pehme mingi silikonpadjaga juba tegelikult annab selle tulemus on ju. Et ei peagi väga palju tihti muutma, aga sealt võib tulla päris suur erinevus. Kas ülekaal on riskifaktoriks liigese probleemide tekkimisel? No kindlasti. See on nagu 100%. Et ütleme, et nagu lihtsalt see kaalunumber võib-olla ei ole, aga jah, kui on seda, ütleme siis keha koostis on siis rohkem läheb sinna nii-öelda nagu rasvumise poole, siis kindlasti seda nii-öelda nagu tühja kaalu kaasas kandmine, see kõik tegelikult mõjutab nagu, ütleme siis liigeseid ka, et siis lihtsalt iga kord, kui jalg maha panna, siis see koormus on seal peal, et võtke kas või see näide, et kui võtke endale seljakott selja peale ja kõhu peale, pange sinna 5 kilo ette, 5 kilo taha, kõndige terve päev ringi ja vaadake, mis tunne on. Et see täpselt niimoodi ongi, et kui on 10 kilo ülekaalu, siis see on see tunne, mis nii-öelda kehale nii-öelda siis vajub iga kord, kui ringi nagu liigume. Kuulen väga tihti seda, kus inimesed ütlevad, et Eesti kliima ongi väga halb liigeste tervisele, et pidev niiskus, kas see kuidagi vastab tõele, ei vasta? No ma arvan, mingil määral vastab, neid igasuguseid siukseid naljakaid sündroome tuleb siit aegalt ikka tuleb välja. Ma olen kuulnud seda, inimesed ütlevad, et nii kui sügis tuleb vihmased ilmad, nii hakkavad liigest valutama. No võtta, see on võib-olla mingi riietuse teema ka, aga jah, ma arvan, see niiskus, jahedus, külmus, tuuled ikkagi ja kui siis seda õues olemist on, siis ma arvan, ta võib nagu mängida rolli küll, et seal see riietuse küsimus on ka, aga selle vastu meil väga mingit rohtu pole, et tuleb kas ära kolida või siis jah, õige riietus, võib-olla mingisugused kerged, mingid soendavad kreemid, õlid, siis nii-öelda liigeseid sisse määrida, kui on õues palju nagu liikumist. Aga jah, selles mõttes see tõenäoliselt mängib rolli, on olemas ka mingid sündroomid, mul praegu kohe tuleb meelde üks mingi kas kannakõõluse või säärelihase ülekoormus, mingisugune sündroom oli just nagu meesjooksjatel, kes on üle 40, et kui seal piirkonnas mingid asjad tekivad, siis on väidetavalt leitud seda, et see nii-öelda see kliima, õhurõhud ja niiskus ja jahedus mängib seal rolli. Ehk siis, kui seal need faktorid eemaldati, siis järsku enam kaebusi polnud. Ma arvan, et seda on ka paljud suksed võib-olla harrastussportlased ka nagu tundnud, et kui tuleb kevad või tuleb suvi, siis väga paljud kaebused kaovad ära. Või et kui minnakse kuskil lõunalaagrisse, siis väga paljud kaebused lihtsalt kaovad ära. Ja siis, kui lähevad jälle ilmad jälle nagu jahedamaks, siis need kaebused tulevad veits nagu tagasi. Nii et kokkuvõtvalt siis öeldes, füüsiliselt aktiivne võiks olla terve aasta läbi?
No, hea talvel oleks. mitte jääda pikutama diivanile. Hea oleks. Just, et kas jooksmine on hea selline spordiala füüsiliseks aktiivsuseks? No jooksmine on kõige lihtsam ses mõttes, igal ilmaga tegelikult saab ju jooksma minna, et isegi kui lumine on, siis lihtsalt jooksed rahulikumalt ja sumpad seal lumes on ju, liigutada ikkagi saab, et aga ma arvan, seal võiks nagu leida ka sellised võib-olla erinevad, ma ei tea, koormusastmed või kiirused või variandid, mida nagu õues nagu teha, et võib ka lihtsalt, ma ei tea, kas jalutada kiiremas tempos, rahulikumas tempos, mingid hüplemisi teha, mingid jooksuharjutusi teha, saab ju ka joosta rahulikust sörki, kiiret sörki on ju, et noh, seal on nagu variante nii palju, et tihti on see, et nagu jooks on jooks ja kõndimine on kõndimine, tegelikult seal vahepeal on päris palju nagu nii-öelda vahe nii-öelda ruumi, et noh, jällegi mina soovitaksin õues liikumist igal ajal ja iga ühel on ju, aga loomulikult eks seal sõltub on ju, et kellega tegemist on ju, et kui seal on suured ülekaalud ja võib-olla inimene ei ole võib-olla üldkehaliselt nagu valmis pikkaseks nii-öelda koormusteks jalgade peal, siis kindlasti jooksmine ja võib-olla ka kõndimine ei ole kõige nagu parem variant, et no üks hästi hea näide USA-st, kus siis nii-öelda jooksuharrastus klubi treener käis mingit loengut meil lugemas ja siis ta väitis, et kui tulebki nii-öelda algaja jooksja, kellel on võib-olla pisut ülekaalu, pole elu sees jooksmas käinud, on ju, siis esimesed, mis ta ütles, mingi 3-6 kuud see inimene ei tohi joosta. Või see inimene peaks tegema üldkehalise ettevalmistusega nagu tegelema. Et ühesõnaga käima jõusaalis, tegema jooksuharjutusi, oma sellist üldist kehalist, ma ei tea, vastupanuvõimet või toonust või mis me selle kohta ütlema, seda parandama, et ta oleks siis lõpus ka nagu valmis ka minema sinna jooksma. Aga põhimõtteliselt lihasteeningut võimalik teha ka omaenda ja lihasraskusega kodustes tingimustes, et ilmtingimata jõusaali ei pea minema. Ei pea. Aga lihtsalt peab olema piisavalt teadlik, et milliseid harjutusi ma pean tegema. Et siinkohal näiteks sina võiksid appi tulla, eks ju, füsioterapeut, kes ütleb täpselt, et vot need harjutused aitavad sul tugevdada sellist lihasgruppi, mis summa summarum aitab sul põlvede koormust siis reguleerida paremini. No kõige need on enamasti võiks alustada kõige lihtsamate harjutusega, mingid baasharjutused, ongi mingid kükid, väljaasted, mingid tõmbamised, mingid surumised, võimalikult läbi mitme liiges üldkehalised harjutused, et ei pea midagi väga spetsiifilist tegema hakkama, et ma ei tea, seal üks sangpomm käes posupalli peal seismist, et see on nagu liiga keeruline, et teeme asjad nagu lihtsaks, et hästi lihtsad liigutused, lihtsad kordused ja kõik, et toidulisandite teema juurde tagasi tulles ja toitumise tagasi juurde tulles, et kas toitumine mõjutab seda kaaluteemat, eks ole, aga kas midagi on sellist, mis on nagu toit liigeste jaoks, toitained võib-olla siis, mis on kõige olulisemad toitained liigeste jaoks? Jään vastuse võlgu vist. Et kindlasti inimesed on kuulnud seda igasuguste puljongite joomist, ehk siis see kollageeni teema ilmselt tuleb mängu. No see on see praegu, mis soovitatakse palju, et seda kollageeni kasutamist küll, Just. Et mis siis vanusega on, et kollageeni tootmine veel vanusega järjest halvemasse seisu muutub, organism ise seda kollageeni nii palju peale ei tooda, et siis tuleb jälgida seda, et kas kuidagi siis toitumise kaudu seda kollageeni sisse saada ja kollageeni imendumisel aitab kaasa C-vitamiin näiteks, eks ju, et jälgida ikkagi, et toitumine oleks mitmekesine. Millist tüüpi klienti sinu juurde tavaliselt tuleb, et mis muredega ikkagi siis on ja mis sa nendega siis teed? No keskelt läbi mul on ma arvan, mingi pooled või isegi enam on ikkagi seotud mingisuguse trauma või väga selge ülekoormuse mingi juhtumiga. Traumad siis enamasti sporditraumad kuskil spordiväljakutel või siis ütleme vastupidaspordis ülekoormustraumad on ju, et mingi kude, mingi liiges, mingi asi lihtsalt annab veits järgi, tekib mingi valu, tekib mingi funktsiooni puudus. Või siis ikkagi väga selgelt siuke nagu kontakttrauma on ju, ma ei tea, korvpallimängus hüppeliiges läks välja näiteks või põlves käis mingi raks läbi, on ju, et ikkagi väga selged traumad. Nendega tegelen ja siis on ka eelised operatsiooni järgsed, on ju, et kui on vaja ikkagi ortopeedi sekkumist, seal midagi vaja nagu lõigata, siis tihti see taastusravi hakkab juba enne operatsiooni pihta, on ju, et operatsioonil tihti kohe ei saa ja tihti kohe polegi mõistlik neid asju teha teatud juhtudel. Peaks andma enne veits taastusaega ja siis minema operatsioonil, et siis tegelikult juba hakkab pihta. Et võib-olla minu soovitus on ka see, et kui sul
mingist sporditrauma juhtus ja sul on operatsioon määratud, et sa pead mingit asja seal parandama minema, on ju, samal hetkel peaks endale juba mõtlema selle peale, et kui sul operatsiooni kuupäev on teada, et millal sul taastusravi hakkab, on ju. Et neid juhtumeid on ka liiga palju, kus ma ei tea, operatsioon oli 1. märts ja siis 1. aprilli inimene avastab, et nii, ma olen nüüd 6 aega oodanud, aga nüüd võiks mingi taastusravi tegema hakata ja siis läheb veel 6 aega, on ju. Et sellega võiks nagu nii-öelda kohe pihta hakata, et kui seda siis mingil põhjusel sulle soovitatud pole, kas perearsti poolt või ortopeedi poolt, siis peaks ise olema see inimene, kes ikkagi sellest nagu hoolt kannab, on ju. Et kui on teada operatsioon, siis peaks olema teada ka nii-öelda taastusravi kohe, kuidas pihta hakata, on ju. See võib ka veits nagu erineda erinevatest traumadest, on ju, et kas pärast operatsiooni on kips, on ortoos, kas ma tohin liikuda, ei tohi liikuda, mis on need nagu soovitused, on ju. Aga ütleme, kergemate põlveprobleemide korral sisuliselt hakkab taastusravi nädal kuni 10 päeva, kui niidid on väljas, esimesed tuursed valud on maas, juba hakkab pihta, on ju. Et kui sa nüüd siis ootad veel paar nädalat, siis see kõik lihtsalt taastumine pikeneb, on ju. Et võib ka siukse halva nagu näite tuua, et kui oled nädal aega kipsis olnud, siis taastusravi korruta 3, on ju. Nüüd, kui sa oled 6 aega niisama oodanud, siis taastusravi korruta 3, on ju. Kahjuks need numbrid lähevad päris suureks, et algul lubati sulle, et 1,5 kuuga jooksed, aga kui siis 6 aega ootad, siis tegelikult 2 nädalaga tegelikult jooksma ei hakka. No vot. Et need on kahjuks need halvad numbrid, jah. Vahepeal siis näen kommentaari, et keegi Toomas tervitab sind. Tere, Toomas. Ilmselt sa siis tead, kellest jutt käib, sest et ma näen triatlonile viitavaid emotikone. Selge. Niisiis, aga võtame sellise, ma tean, sa oled ise sportlane ja tegeled sportlastega ja mina olen ka rohkem spordisuunal, aga võtame sellise tavalise keskmise inimese, kes on olnud vähem füüsiliselt aktiivsem. Nüüd on tal käes diagnoos, et tal on artroos. Ja ta tunneb füüsilisel liikumisel valu. Ja tal on ka hirm nüüd selle füüsilise liikumise eest, et ikkagi tekib see nagu dilemma, et just kui nagu olukorra parandamiseks ma pean liikuma, aga mul on valus liikuda, et kas siis läbi valu ikkagi tuleb midagi tegema hakata või mitte, et kuidas need asjad on? No esiteks ma arvan, et see asi, et kui niikuinii treeningpaus jääb ka minul, kui mul jääb treeningpaus, siis esimesed nädal aega on mul ka valus ja eba nagu mugav. Et selle võiks nagu kohe ka meelde, et igasugune algus niikuinii kerged ebamugavustunne on ja see pole üldse seotud võib-olla selle diagnoosiga või sellega, mis sul leiti on ju. Et igasugune algus veits ebamugav on ju. Teine asi on see, et mis siis see ebamugavustunne või valu või siuke nii-öelda nagu subjektiivne kaebus sul on ju, et kui see siukene, ma ei tea, 10 palli süsteemis jääb ikkagi selgelt alla nagu 5, siis ma arvan, et võib nagu edasi teha. Kui see 10 palli süsteemi skaalal ikkagi juba süveneb üle 5, väga selgelt hakkab sind juba häirima, sa hakkad, ma ei tea, lonkama, juba su funktsioon veits muutub, on ju, siis on aeg ära nagu lõpetada. Et siis me oleme jõudnud oma sinna nii-öelda siis koormustaluvuse piirini, sealt edasi pole enam väga mõistlik teha. Aga ma alustaksin ikkagi sama jõusaaliga või jõutreeninguga, üldkehalise treeninguga, sellega ma alustaks pihta ja siis võib-olla sinna vahepeale siis nii-öelda natukene paneks sükest aeroobset treeningut ka. Ei pea kohe olema jooks või mingisugused kõndimised, võib ka sõita ratast, rulluisku, erinevad variante. Et võib-olla siinkohal on ja ma arvan, see, nagu see põrutuse pool on hästi nagu tähtis, võib-olla seda esimese hooga või nii kohe mitte tegema hakata, nagu põrutussporte või siuksed kirjendus, pidurdus, hüpped, maandumised, spordialased, et see on ka kindlasti see koht, kus ütleme siis halvas seisundis, kas liiges või lihaskond tõenäoliselt sul tund hakkab andma. Et kui on rohkem nii-öelda jalad maa küljes kinni või seda põrutust ei ole nii umbes nagu on rattasõit või lihastreening, siis seal on need nii-öelda koormused lihastele liigestele on hoopis nagu väiksemad, valusid on vähem, kaebused on vähem ja võib-olla seda eduelamust on rohkem. Kas teipe võib kasutada, et ma ise olen seda teinud mõnikord ülekoormusest tingituna, aga ei taha trenni vahele jätta, paned teibid peale, on okei.
ma arvan ikka jah, see teip ikkagi teatud juhtudel on seda nii-öelda valuskaala palja natuke alla. Ta on ikka olukorda päästnud jah. Kui muidu sa tead, et on seal 5 peal juba, et peaks vahele jätma, siis paned teibi, võib-olla tõmbab seal 2, 3 peale, saab edasi teha. Just. No see on niisugune nii ja naa küsimus, et eks seal väga palju on platseebot mängus, väga palju on niisugust nagu mingi tugi seal nagu keha poole oleks, on ju. Et võib ikka proovida jah, et kui mingisugune valu väga selges piirkonnas on, siis võib sinna panna küll jah teibi. Rauno küsib, et mis lisaks ujumisele on hea ja väikse liigeste koormusega treening kaalulangetajale? 2 küsimust siis, et kas ujumine on hea, et ma olen ka täheldanud, et mina ise tegelen tantsimisega, olen tantsutreener ja samas ma viin läbi ka selliseid vesiaeroobika treeninguid ja mul aeg-ajalt on olnud kliente, kes tantsutreeningust on jäänud kõrvale, nad ütlevad, et liigesvalu häirib neid, nad ei saa tantsida, aga nad tulevad sinna basseinitreeningusse. On okei? Ujumine, basseinitreening? Basseinis on nii-öelda seda põrutust põhimõtteliselt ei ole, seal on ka kehakaal nii-öelda nagu väiksem. Mitte nagu kehakaal väiksem, aga nii-öelda see kehakaal ei mängi nii suurt rolli, on ju, et kui me isegi seal nii-öelda oleme seal vöössati vees, kas või siis nii-öelda teeme mingid juguseid hüplemisi või nii-öelda jooksutehnika laadseid asju, siis seal ka tegelikult koormus on oluliselt nagu väiksem, on ju, et paljud sportlased ka kasutavad tegelikult basseinis seda nii-öelda taastusravina. Just. Saavad oma treeningud edasi teha, liigutusmustrid edasi teha, ilma siis sellelt, et koormus oleks. No nagu ma enne mainisin ka, jalgrattasõit, rulluisutamine, kus seda põrutust oleks nagu vähem, et nagu see põrutuspool on see, mis et see võiks ka sobida. Mis oleks ja sõudeergomeeter, jalutamine ka näiteks võib-olla ja just jooksma. Et küsitakse ka, et kas ujumine puusaartroosiga on okei? Ja. Sobib. Ujuda võib puusaartroosiga. Ujuda võib. Ehk siis väiksema liigestele koormusega treeningud, kordame üle, et igasugused basseinitreeningud, kõndimine, jalgrattasõit ja siis tundub, et ikkagi üks olulisim faktor on lihaste tugevdamine ehk siis lihastreening. Igas vanuses ja tegelikult ka mida vanemaks me jääme, seda olulisemaks lihastreening muutub, sest et vanusega lihased kärbuvad, vastab tõele. Ja, ma protsenti ei mäleta, aga see oli päris õudne protsent oli jah, mingi, ma ei tea, 40 alates iga aastaga vist protsent kaob nii-öelda, kui sa midagi ei tee selle jaoks, et siis lõpuks väga midagi nagu järgi nagu jää. Ja üldse praegu on viimasel hästi palju juttu sellest nii-öelda lihasmassi olulisusest just selles nii-öelda pikaealuses nagu mõttes, et mida rohkem sul lihasmassi on, eriti just jalgade lihastes või nii-öelda alakeha lihastes, seda suurema tõenäosusega sa elad 100 näiteks on juba väga selged nii-öelda uuringud seda on välja juba toonud, et eks on just nagu selles nagu põhimõttega, et kui sul on nii-öelda jalgades hea toonus, siis tõenäoliselt sa suudad liikuda, ma ei tea, treppidel, minna vanemas eas oma sõbrannadele külla, sõpradele külla, oled sotsiaalne. Lisaks sellele, kui ka ongi mingisugune ootamatus mingi talvel libedusega sa tõenäoliselt ei kuku või kui sa ka kukud, siis su lihased on piisavalt tugevad ja sul liigesed on sellest ka nagu tugevad, et sul kohe mingisugust suurt traumat ei teki. Sa ei jää voodisse, sa ei lähe haiglasse selle kukkumise tagajärjel. Sul tõenäoliselt ei murdu reielu kaela pea näiteks, mis on väga suure tõenäosusega vanemealistel see suurem trauma on ju. Ja nii edasi on ju, et kahjuks kui me vaatame sellist nagu statistikat, et kuidas nii-öelda inimesed nagu surevad aeg-ajalt, siis see hakkab mingi kukkumisega ja siis tõenäosus seal. Ja sealt edasi vähene liikumine. Sealt edasi hakkab see pall nagu veerema ja siis juba erinevate teatud kuude jooksul see kahjuks tuleb. On ju. Et jah, et see lihastreening on üli nagu oluline. See on huvitav tähelepanek, et just jalgadele, sest kuidagi automaatselt mõtled, et kui sa jõusaali lähed, siis hakkad seal hantleid. No võt, nii on. Seal on toodi ka see näiteks sama näide, et kui ikkagi vanem inimene treppidel liikuda ei saa, siis ta ongi, ta juba poes ei käi, kuskil külas ei käi, nii-öelda tema nagu see sotsiaalsus juba nagu langeb, on ju, see on päris oluline. Lisaks on see, et näiteks toome sellise lihtsa näide, et kui sul on vaja treppidel liikuda, on ju, ja kui sa näiteks jõutreeningut ei ole nagu teinud, siis tõenäoliselt sinu nii-öelda, ma ei tea, 30-astmeline trepp tähendab seda, et sa ülesse jõudest sisuliselt oled juba, ma ei tea, võib-olla sa rohkem ei jõuagi minna, on ju. Et nii-öelda siis nagu sinu, ütleme siis
nii-öelda iga trepiaste on üks mingisugune kordus ja kui sa neid 30 tükki teed, sa rohkem ei jõua kõik, sa siis pead vahepeal nii-öelda nagu puhkama. Kui sa jõusaalis teeks kas või, ma ei tea, stepipingi peale asteid hantlitega või mingeid muid jalalihase treeninguid, siis trepil liikumine on sinu jaoks nagu tavaline. Et see ei ole sinu jaoks nüüd nagu mingi nagu piirav asi. Et siinkohal kutsun inimesi üles, ma tean, kuna ma ka toitumisterapeudina tegelen kaalulangetajatega ja väga tihti tuleb jutuks ikkagi see lihastreening ja jõusaali trenn. Suured hirmud on sellega seoses. Ma kardan jõusaali minna, seal kõik oskavad kõike teha, ma ei oska mitte midagi teha. Et julgustan inimesi ikkagi, võtke selleks esimeseks korraks endale jõusaali treener kõrvale. Ta näitab teile kõik aparaadid ette, ta näitab teile harjutused ette, eelnevalt võib-olla olete füsioterapeudiga mingisugused harjutused läbi käinud, et minge, käige, kui vähegi võimalus on, et midagi häbeneda seal absoluutselt ei ole, et see on palju parem kui see, et sa jääd ikkagi istuma ja su liikumisvõime järjest piiratumaks jääb. Jah, ja rühmatrennid loomulikult, meil on nii suur valik erinevaid rühmatrenne. Einar kirjutas väga hea kommentaari, teatud vanusest tuleb soovida mitte õnne, vaid rohkem lihasmassi jalgadesse. Just. Kõik õige. Ma ise sellel nädalal esmakordselt oma elus läksin bodypumpi trenni. Ja mina, kes ma olen regulaarselt käinud jõusaalis, ma ütlen ausalt, päris raske oli. Jalad valutasid, reielihased valutasid, et see on hoopis midagi muud kui jõusaali trenn, kus sa teed rahulikke seeriaid ja vahepeal jõuad telefoni scrollida. Et selline väike vahepeal, aga soovitan väga, bodypumpi trenn väga meeldis, tõesti meeldis. Tundsin, et sellel on väga hea mõju lihastele liigestele. Marika küsib, mul on teise astme kulumine ja hetkel tagasilöök, põlv teibitud ja argoksia ravi pole mõjunud. Kas glükosamiinist oleks abi? Ortopeedid ütlevad, et teaduslikku alust ei ole. No, ilmselt vastad nii ka sina. Profilaktika mõttes võiks võtta 2-3 kuud ikkagi jutti ja siis hinnata selle järgi. Aga ma arvan, et kui seal juba argoksia mõju ei anna, siis selle kohta on üks pool humoorika selle ka, et kui ütleme siis inimkehas või selles põlveliigeses oleks siis nii-öelda valuvaigisti puudus, siis võiks seda võtta. Aga antud juhul tundub ka, et sellest valuvaigistest nagu kasu pole olnud järelikult. Kas ma just soovitan seda, et nagu lõpetage ära, aga kui ta tõesti mitte mingit kasu pole teile toonud, valu endiselt püsib, siis ma arvan, et võiks selle nagu ära lõpetada ja leida mingid muud lahendused. Võib-olla ka mingisugune veloergomeetri sõit või mingid kergemad jõuharjutused annab selle. Ma räägin see sama koht jällegi, et kui see funktsioon nii-öelda kaalub üle selle nagu trauma, et siin on see koht, et ma ei ole üldse nii-öelda valuvaigistete nagu vastane. Ma arvan, et õigel ajal õiges kohas need väga helgelt nagu aitavad. Tõmbavad selle valu alla selle 5 palli, saame edasi liigutada, see on kõik omal kohal, eriti just pärast igasuguseid traumasid või nagu operatsioone. Aga kui sellest kasu enam ei ole, arkoks on päris nagu tugev ravim ka, et siis peaks leidma mingid muud lahendused. Et siis jah, ikkagi seda liigest kuidagi liikuvama saada täisulatuses nii palju kui võimalik, ongi veloergomeetri sõit, mingid kergemad jõuharjutused, prooviks seda viisi. No, glükosamiin halba ilmselt ei tee, et proovida ikka võib. Et üldiselt keskmiselt vist 1000 milligrammi glükosamiini päevas võiks olla ja mõned sellised abiained sinna juurde, mis sellel glükosamiinil aitavad tugevdada seda toimet. Nii, aga me oleme enamik teemadest läbi käinud, et ma lasen veel võimalust kasutada ja küsige palun küsimusi, kellel küsimusi on, mingisuguseid tähelepanekuid, tagasisidet, kommentaare, et siis me jõuame need veel läbi võtta. Ja siis olen kõigile lubanud ka, et tegelikult meil täna toimub üks loosimine. Nii et täna täitsa niimoodi siin otse eetris loosime välja ühe komplekti toidulisandeid ja selles komplektis meil ongi Nutri-Dreami siis toidulisand liigestele, see sama kõige populaarsem toidulisand, mis meil on. Ja teine siis on magneesium pluss B6, et selliseid kombosid on meil 2 tükki. Ehk siis 2 õnnelikule, kes meid siin praegu kuulavad, need me ka välja loosime. Loosis osalemise tingimuseks oli see, et sa pead olema registreerunud meie webinarile ja et sa siin parasjagu meid kuulad ka.
sest et ma hõikan ühe nime välja ja siis ma palun, et see inimene ka siin kommentaarides reageeriks, kui ta oma nime kuulab. Nii et loosime seni, kuni me need kaks võitjat leiame. Kommentaare ei ole tulnud. Kas midagi olulist veel, Priit, mis täna rääkimata jäi, millele sa tahaksid tähelepanu pöörata? No ma arvan, see sama tuleks ikka vana asja juurde tagasi, et ärge sellest diagnoosist nüüd nii-öelda heituge, et mõtlen, et selle funktsiooni parandamisega on võimalik väga palju asju ära teha. Et no jällegi võib-olla mina ei ole väga hea näide, aga mulle ka 10 aastat tagasi puusa röntgeni põhjal on mul ka siis esimese astme artroos. Sinna on määratud, kus nagu naljakas on see, et mul tegelikult nagu teine puus valutab tihti rohkem või on kuidagi nagu kangem, aga artroos siis leiti teisest puusest, minu puhul siis ka mõtleks, et minul nii, et pildid ja kaebused kokku ei lähe. See puus, mis mul liigub hästi, väga mõnusalt ennast tunneb, seal siis on artroos ja teises, mis siis on veits kangem aeg-ajalt ja on võib-olla valulikum suurtel koormustel, seal nagu ei ole midagi. Võib-olla on ka mingi eksitus tehtud, ei tea. Aga ma ütlen, et 10 aastat tagasi siis ka seal keegi andis mulle väikse soovituse, teadmata, mis alainimene ma olen, et andis ka soovituse, et võib-olla siis ei peaks enam nii palju jooksma. Selle viimase 10 aasta jooksul ma olen nagu piisavalt palju jooksnud, läbinud erinevaid maratone, triatlone. Ma ei ütleks, et ma olen nüüd täitsa ära kulunud on ju nüüd sellest on ju, et 10 aasta jooksul võiks ju siis areneda edasi, ma ei tea, teiseks või kolmandaks astmeks on ju, seda pole juhtunud on ju. Et ma arvan, et aga siinkohal ka, et ma panen suht palju rõhku ka jõutreeningule viimasel ajal sellest suurest hirmust, et ma hakkan ära käruma. Et võib-olla ka see on mind nagu päästnud on ju, et see võib-olla õiged nii-öelda koormused ja jõutreening, et mõtlen ka, et see on päästav teeno. Mul oli gümnaasiumi ajal pandud diagnoosiks selgrookõverdus ja mul anti vabastus kõikidest kehalise kasvatustundidest, öeldi, et mitte käia. Siis ma käisin 18-aastane spordiarsti juures, kus mulle öeldi, et mul pulss tõuseb liiga kiiresti, liiga kõrgele. Ära sporti tee. Ja siin ma olen täpselt samamoodi treener ja kõik on hästi. Ja seljaprobleemid olen kenasti korda saanud läbi selle, et ma olen lihastrenni teinud. Et jah, ma arvan, neid siuksed vanad stampe meil on palju sees, et kõik see taastusravi või isegi ortopeedia on nii palju muutunud viimase 5 või 10 aastaga, nii palju muutunud, kuidas need ravijuhised on, mis me nagu need põhimõtted, mis me nagu kasutame. Et kas või ongi see, et skolioosi parandame voodiraviga, täna me parandame skolioosi ikkagi väga selgelt aktiivse nagu jõu treeninguga on ju. Või et kas või ongi, et pulsid ongi väga erinevad inimestel on ju ja kui seal muid kaebusi pole, siis võib igast asju võib nagu teha on ju. Ja nagu kas või ütleme, ma olen võib-olla põlvede puhul ka on, mis on väga suured muutused, et näiteks kunagi meniskitraumade puhul ikkagi väga selgelt meniskid kas eemaldati või üritati neid kokku õmmelda, sest täna me oleme jõudnud sinnamaale, kus väiksed meniskitraumad, mis sulle nii-öelda väga sulle ütleme siis kaebus ei tekita, aga me näeme MRT pealt, et seal on meniski väike trauma, ennegi tehtud enam mitte midagi. Ongi leitud, et mingi 3 aastat hiljem, kas me lõikame või me ei lõika, täpselt sama nagu seis on ju. Et ka, et see maailm on nii palju muutunud, et jah, et seal see, mis kunagi räägiti sulle 90-ndatel näiteks kuskil arsti juures, siis enam ei päde. Ma ütlen, et see on see vana hea nali, et meil on nagu väga suur infoühiskond, aga tundub, et seda nagu õiget infot inimesed tihti kätte ei saa. Et kuidagi jõuab ikka sinna vale ma vahepeal hüüan välja 2 võitjat, keda ma siin olen välja loosinud, aga ma näen, et meil on ka veel üks küsimus juurde tulnud, et miks ma need nimed siin vahele hõikan, on see, et ma lasen inimestel reageerida, et kas nad oma nime kuulavad. Et esimene nimi, mis mul siit loosirattast vastu vaatas, on Kerli Kaaga ja tema email siis oli liivakell. Nii et Kerli, kui sa meid praegu kuuled, siis ole hea, jätta chatti kommentaar, et siis ma tean, et sa oled meil siin täna olemas ja oledki kenasti võitja. Ja teise nime hüüan ka välja ja siis me vahepeal lihtsalt võtame need küsimused siia vahele. Saame vahepeal vastata, kuniks Kerli jõuab reageerida suurte rõõmuhõisetega.
ja teine nimi, mis mul siit vastu vaatab loosirattast, on Maarja. Ja kindlasti meil oli siin registreerunute hulgas palju Maarjasid ja tema e-mail siis Maarjal on maarja.mmm.sau. Nii et Maarja, kui sa meid kuuled, ole hea, jätta chatis sõnum. Palju õnne, Maarja. Jah, palju õnne, Maarja ja Kerli. Ja Kerli. Samas, kui te mulle siin chatis ei vasta, siis me võtame järgmised ette, sest loosime välja ikkagi ainult nende vahel, kes meid kuulavad. Heli küsis, et kas barefoot jalanõud on head? Noh, see on täpselt niimoodi, et see küsimus läheb samasse nii-öelda masti, et kas jooksmine on hea. Et jah, teatud koguses on see nagu kindlasti hea, et nii-öelda kogu see barefoot või siis nii-öelda paljajalu treening või liikumine, on ta siis nüüd jalatsiga või sokkis või siis selle üldse paljajalu on ju, ma arvan, see on hea. Sõltub nüüd sellest doseeringust on ju. Et kui ikkagi ütleme kõndida või mingit sörkjooksu teha, siis esimese hooga ma soovitaksin 15-20 minutit nädalas. Mitte sellest väga palju üle minna kohe. See tõenäoliselt lõpeb mingisuguse labajala säärepiirkonna mingi ülekoormusega, sest jalg tegelikult pole sellega harjunud. Ja siis sealt edasi seda koormust nagu suurendada. Kui igapäevaselt nendega ringi kõndida, siis ma arvan, et ei ole nii suurt nagu piirangut. Aga just ma arvan, see on see nagu põrutuse pool jällegi, et seal siis puudub igasugune see nagu pehmenduspool on ju. Et peab nagu ära nagu testima ja see sama reegel jällegi, et 10 pallisüsteemis 5 on ju. Kui selle tegevuse ajal, õhtul, järgmisel hommikul kõik on okei, midagi ei tunne, et väga midagi üle on nagu pandud ja mingit kaebusi ei ole, siis võib ju teha. Et, aga jah, tal see positiivne efekt võib olla päris suur, et just sükestel kes on siis jooksuga seoses spordialad näiteks, kõik pallimängud ja kõik muud, kas või mingi vastupidavusspordis, siis seal jah, see pallialu treening nädalas korra 15-20 minutit võiks tehtud olla, et see on näidatud, teadutsugud ka näidanud, et see annab väga hea siis mõju just sellele, et need ülekoormustraumade siis oht nagu langeb läbi selle. Rauno küsib samal teemal, et plätud jõusaalis. No. See on väga populaarne. On või? Kas see mingit keeldu pole või? Sildid on peal täiesti ja, et... Mäletan kunagi, ma olin mingi personaaltreeneri koolitusel ja siis loengus räägiti ka seal, et plätud ja sokid ei ole väga okei jõusaalis ja siis kui üks noormees suvatses praktikale tulla plätud ja sokkidega, siis tema kahjuks õppe lõppes ära seal. Päris karmilt. Ehk siis on halb? No ütleme, et mis sa seal jõusalist teed. Vaata, see on ka selline nali, vaata, mis tihti ma kuulen, et inimene tuleb kabinetist, ütleb, et tema käib jõusaalis. Aga väga hea, mis sa seal jõusalist teed, vaata. Et kui sa seal käid lindi peal kõndimas, siis võib-olla plätudega lindi peal kõndimine ei ole hea tegevus. Et võiks mingisugune parem jalatus olla. Kui sa istud ja teed ainult ülakeha, siis võid selle paljaluga olla, ma arvan, kui just nagu teised sportijad seda nagu taluvad. Aga kui sa tahad teha mingeid väljaasteid, kastile hüppeid, kükke ja mingeid siukseid asju, siis ma arvan, et jalatis võiks ikka nagu veits parem olla kui plätu. Ja siis on küsimus ka, missugune plätu on. Kui ta on väga pehme, laiali valguv, siis näiteks küki puhul isegi võiks olla veits nagu ohtlik. Et kas see aluspind on piisavalt nagu stabiilne seal. Et jällegi jah, küsid plätu jõusaal, aga mis sa seal jõusaalis teed? Et just. On nagu küsimus. Nii, kuna meie eelmised loosivõitjad chati ei kirjutanud midagi, loosisin välja 2 uut nime. Et teeme sellise viimase loosi ja kui nendega ka meil ei õnnestu, siis me teeme hoopis lihtsama trikki, et me palume kõikidel kommenteerida, kes vähegi tahavad võita. Aga hüüan välja 2 nime. Lauri Tikk tuli mul uuest loosist välja. Et Lauri, kui sa meiega siin praegu oled, siis ole hea, reageeri. Ja siis Karit Roolaan tuli teine nimi. 2 sellist nime ja küsimus, kui on kulumine jalalabas, kas igapäevane trepist üles 6. korrusele ja alla on okei ja kas tallatugedest võiks abi olla? No see sõltumat, kus see labajalasse kulumine on, aga labajala puhul tõenäoliselt jah, taldadest võiks abi olla. Kui seal samas piirkonnas ka mingisugused ülekoormust
traumalaadsed või ülekoormus, valulaadsed kaebused on ju. Muidu ma ei paneks neid treppe kuidagi väga erilisse nagu seisukorda, et on see tavapärane liikumine nagu ikka, et on see mäest üles, mäest alla, sirgelmaal, maastikul, trepid pole väga vahet. Et ma seal väga ei kardaks midagi, pigem on jah, võib-olla see tald võiks seal abi olla küll, jah. Nii, hästi. Einar vahepeal kommenteeris, et Erm on küll tippsportlane, aga temal hea näide, et põlvemeniskiga oli probleem, aga ta sai MM-i hõbeda ja pärast võistlust läks lõikusele. No näed. Kõik on võimalik. No näed, et kui 10 võistlust on võimalik teha katkise meniskiga, siis kaks päeva järjest täiskoormusel seal hüpped ja maandumisi teha on võimalik, siis on väga palju asju, ma arvan, võimalik. Mul on paar juhtumit olnud, kuidas katkise meniskiga on maratone joostud. Et nii on, kui on nagu lihased on tugevad, liiges on stabiilne ja nii-öelda sirgjooneline tegevus, siis seal ei ole seda ohtu, et midagi nüüd väga hullusti läheks. Super. Need siuksed positiivsed lood on küll, jah. Nii, väga tublid kuulajad. Ma tahtsingi teha üleskutse nüüd. Kõik, kes tahad võita, pange chati oma siis kommentaar. Ma loosin teie vahel siis välja, sest et eelmised võitjad ei reageerinud. Nii et näen teie kommentaare. Pamela, Kerli, et järjest siis panen teie nimed Roosi rattasse. Ja teeme selle loosi siis ka ära. Saate NutriDreamilt kingituse. Einar Külli. Ma arvan, seda Maarjat ma teadsin, aga võib-olla ei teadnud ka. Ahaa. Siis võid öelda, et tundus nagu tuttav, aga võib-olla ma eksin. Maarja, kus sa olid, kui me võitjaks kuulutasime? Nii. Et lasen natukest aega siin kommenteerida. Sa võid siis natukene võib-olla endast rohkem rääkida, Priit, et inimesed saaksid võib-olla tulevikus sinu poole pöörduda, et kas sa millegile rohkem spetsialiseerud, kus sa kliente vastu võtad? Üldse räägi endast natuke oma taustast, et siin natukene vihjete läbi on juba läbi tulnud see, et sa tegeled triatloniga. Jah, minu taust ongi jah, alustasin kunagi oma sportlaskarjääri ujujana, väga lihtne spordiala, liigestele üli nagu mõnus, aga tundub, et õigel ajal leidsin ka muud alad, mida teha, et siis see nii-öelda üldkehaline vastupanuvõimega läbi sellega ma arvan, nagu tugevamaks sai, et leidsin ka selle rattaspordi ja jooksu igast muud asjad, murdmaasuusatamised ja viimane asi, mida ma siin üritan on-off teha, on ka lohesurf, et viimasel väga hästi ei õnnestu. Aga jah, triatlonit ma olen oma elust nagu kõige kauem teinud üle 20 aasta ja erinevatel tasemetel siis võistelnud nii Eesti koondises kui välisvõistlustel, tiitlivõistlustel. On ka vahepeal päris hästi läinud, aga viimased aastad olen rohkem selline hobi korra nagu triatleediks jäänud, ja siis mõnda aega tagasi mingil imelikel põhjustel läksin ka siis ülikooli füsioteraapiat õppima. Ja siis suutsin need kaks asja väga hästi praegu kokku viia, et võtan nii-öelda füsioterapeudina vastu ja on ka siis nii-öelda mul nagu treeneritöö, mida ma väga regulaarselt teen. Vastu võtan füsioteraapia kliinikus ja võtan vastu ka Arigato spordiklubis. On kaks nagu kohta põhiliselt, kus ma vastuvõttu teen. Ma ma loodan, et ma olen, olen pikalt olnud ka Eesti Jalgpalliliidus tööl üle 10 aasta, siis kas U21 või U19 juures nii-öelda ka füsiona kaasas käinud, aga nüüd viimased varsti läheneb 1,5 aastat, pole käinud erinevatel põhjustel, aga nüüd varsti äkki üritaks jälle minna, kui kutsutakse, siis me ikkagi nagu läheks. Aga seal on ka hoopis nagu teistmoodi töö, et seal on pool esmaabi töö, et kui meie ülesanne siis nii-öelda meditsiinipersonali tiimina on siis hoida kõik mängijad terved, tugevad, sekkuda treeningprotsessi, kui on vajalik, ehk siis kui mängud on, siis kõik mehed oleks mänguks valmis
ja kui mängu ajal midagi juhtub, siis tuleb kiirelt reageerida ja need mängijad tuleb korda teha, et see on niisugune vahe nagu töö, mis ma teen. No nii, Priit, teeme loosi. No teeme. Kõik kommenteerijad on mul kenasti sisestatud ja 2 võitjat ütlen kohe välja. Esimene võitja, mul on hea meel seda nime näha, sest et ta oli tubli kaasarääkija terve meie siis veebistriimi ajal, Einar. Sina oled siis meie esimene võitja, palju õnne. Ma võtan sinuga pärast meili teel ühendust, mis sa oled meile registreerimisvormi jätnud ja siis lepime kokku, kuidas ma sinule auhinna toimetan. Ja teine nimi tuleb ka siit loosirattast mulle kenasti vastu, kelleks on siis Piret Sillaots. Palju õnne, Piret, ja palju õnne, Einar. Mina kirjutan teile, panen kirja ja lepime kokku, saate siis katsetada meie toidulisand liigestele ja magneesiumit. Kõigile siis, kes nüüd loosiga ei võitnud, siis ma saatsin täna kõikidele registreerunutele välja sooduskoodi, mis kehtib ainult täna NutriDreami e-poes. Sooduskoodiks oli webinar. Nii et kui sa seda meili äkki ei näinud, ei leidnud, läks spämmi, siis nüüd veel tänase päeva jooksul sa saad 20% soodsamalt soetada NutriDreami tervisetooteid meie e-poest. Nii et sooduskood webinar kehtib ainult täna. Mul on hea meel, et te osalesite ja kuulasite täna meid NutriDream Tervisestuudios. Me kindlasti jätkame Tervisestuudio webinaridega. Püsige meie YouTube kanalil, pange kellukene tellitud, kui teil on konto olemas YouTube'is, et siin tuleb neid webinare meil veel. Ja Priit, suur tänu sulle, äärmiselt põnev teema, palju küsimusi, tundub, et see teema on oluline, huvitav. Ma väga tänan sind, et sa täna siin meie juurde tulid. Soovin edu sinu spordis, sinu töös ja kõikidele kuulajatele soovin rohkem, nii nagu siin öeldud oli, rohkem lihastrenni.